19. mai pealelõunal pakkis VKM Racing tiim oma võistlusauto ja kõik vajalikud tööriistad uhkesse tiimibussi ning kogu meeskond asus teele Soome. Alastaras oli algamas 2016. aasta kiirendushooaja esimene etapp, mis kandis avaetapile omast nime Test and Tune. Kell on napilt 1. Pole tegelikult Alastarus ammu käinud. Ja täna siis tulime päris hilise laevaga tegelikult. Mis on täitsa konkreetne põhjus, eks täna oli ju tööpäev. 4 päev. Ja küll on saanud siis 1 ja oleme jõudnud kohale. Paneme siis laagri püsti ja ma arvan, et homme ei toimu ühtegi tehnilist ega mingist ülevaatust ja ilm lubab ilusat, siis ma arvan, et hommikul vara kella 10 hakkab juba nagu stardid. Sellepärast ei ole mõtet nagu oodata laagri püstipanekuga homme hakkab võistlus juba kell 10, jah. Mitte võistlus, no seda sa võistlust nimetada, testipäev, minu jaoks on ta juba võistlus. Sellepärast, et kes testipäeval hästi esineb, see teoreetiliselt peaks võistlusel ka hästi esinema. Ja ma võtan nagu väga tõsiselt. Päris palju on viimase 2 kuu jooksul siia autosse panustatud. Tõnis on siin näinud päris magamata öid vaeva ja ilmselt asja eest. Nii et vaatame. Homme hommikul kõik asjad uued üle. Need küüned võib küll alles jätta, need toimisid. Jah, tere hommikust. Mis sa tahtsid? Tuju on hea. Oi rais, kus sa said üks vägeva pluusi? Näed, seal torni taga on üks Volkswagen, seal ei ole. Pole paha. Öelge numbrid ja ma toon kõik. Noh, kruud. Ja siis ma toon sealt kaardid ka kõigil. Terve hooaeg. Uued kaardid. Aga mehed on juba siin valmis pukis või? Mis? Toimistel lahti? Jah. On või? Jah. Nii. Olete nüüd valmis? Ai sa, kurat. Alati kui tuled siia ja sa hakkad esimest korda käima, kuna ma lööb niimoodi kuradi pulsi üles. Ilma mingisuguse võistlusmomenditele. Imelikid. Mingit jamad ei tundu olevat või? Hääl on küll siuke kile, vaata seda. Jaa, ta nagu niimoodi, kile on nii kõva. Esimene käivitus on tehtud ja meeskonna soovil tegime ka väikse koormustesti, ütleme siis põhimõtteliselt imiteerisime stardi hetke ja hetkel tundub, et lubab küll head. Ma ütlen, et see hääl ja see, kuidas ütleme siis arvutis asjad paistavad, see on ikka nagu tegelikult super. Pudud hui ära ei tohi sõnada, aga vaata selja taha, mehed teevad kuradi kõvasti tööd. Litsentsiga on põhimõtteliselt polegi vist ühtegi võistlust olnud sellist, kus mul oleks kohe seda näidata, sellepärast et reeglina on niimoodi, et kui ma ostan Soome litsentsi, siis selle peaks üle antama mulle siin koha peal või siis saadetama postiga. Postiga ta ei ole kunagi tulnud ja üle ei ole koha peal ka antud, nii et nüüd väideti, et mul tuleb üldsegi mingi SMS mobiiltelefoni ja seal peal on kõik andmed olemas, et ei peagi füüsilist kaarti olema, aga füüsiline kaart näeb selline nagu meie ID-kaart ja näeb nii äge välja, seda tahaks küll tegelikult.
Kell 10 avatakse rada ja hakkab tänane testipäev, et selles mõttes on nagu mõnus ja pingevaba, et ei ole seda survet, et keegi surub sul kogu aeg mingi tömbi esemega selja tagant, et mine tee see 6 ja mine tee see 6, vaid tänaseks hetkeks on ju meil rauda nii palju muudetud, et võiks ära proovida, kuidas see töötab ja tasa ja targu sinna tähtede poole pürgida. Numbrid ei näita veel midagi, numbrid alles võetakse välja, ootame, teeme väikse kohvi ja siis vaatame numbrid. Kus ta nüüd sisse hüppab ja sellest ajast, kus nagu Westgate hakkab gaasi maha laskma, näed see koht siin, selle vahe on 0,2 sekundit ehk reaalselt vaata, mis ta suudab. Ja siin ta hakkab nagu kontrollima ja näed, ennem oli see, et see läks niimoodi üles ja nüüd hakkas nagu alla tulema. Ja see kohe nagu hakkas muutma. Näe, Westgate läks lahti ju. Jaa, vaat ongi selle järgmiselt, kui ma hästi tuleb vaadata, et kuidas on see, kui palju gaasi peale tuleb. Eelmine aasta olid ka meil samad napid. Auto on üllatavalt hea, ütleme niimoodi, et 2 nädalat tagasi, kui sai Rootsist aga esimest korda rajal käidud ja esimene sõit tehtud, tuli 7.3 aeg kohe üle 300 kiirusega. Ja pühapäeva õhtuks lõpetasime 6.93-ga, 320. Minna veel päris palju, aga kõik on nii toores, minu jaoks on kõik toores. Aga kõik töötab hästi, et see on nagu põhiline ja eks nüüd vaikselt step by step liigume edasi, täna on õnneks veel testipäev. Laseme auto kohe soojaks, teeme mõned testid ja peale 10 saab starti, et eks lähme peale, midagi teha. Nüüd imelik reis. Meil läks küll metanooliga igast pöördest käima. No küll, praadi. Meil läks sama tempiga mingit probleemi ja mis surveaste sellel oli? 10,5. Oota, mudel. Limonad ja mudel mingisugune. Meil ei ole see. Nukkide kõrvale lakke või? Rõtkast. Ta on juba täis, ta on nii palju Pentsu pandud. Metanooliga ta ei lähe täis. Metanool on selline asi, sa paned gaasi põhja, lased paar korda ringi ja on kõvas. Gaasi põhja ja lase ringi. Jah. Võta küünlad parem maha, tee puhtaks. Ma arvan ka kurat. See ainult 1-2 silindrit vahepeal teeb popsu. Ja esimene kord suuke üllatus. Soome vist reis. Rootsis oli parem. Seal läks partsti hommikul ilusti käima, aga tundub, et on nii niiske ja külm hommik lihtsalt, et kui sa niimoodi keerad küünla ja raputad, siis näed, tulevad ilusti siit paar liitrit kütust välja. Mis siis, et siia mahub ainult, ma ei tea kui palju. Võta, lase need ka üle. Aga jälle olla, puhastame. Lihtsalt solgime õli jälle niimoodi, see on paha, aga pole hullu uut õli on piisavalt kaasas, kui vaja vahetab ära. See, et ta on piires, aga Easystayt on nii kui nupu lahti lased ja lähed minema. Ta deaktiveerib ennast siis, kui nupu lahti. Tegelikult peaks minema ju sõitma, aga need junnud ju täristavad seal ja jube kehva oleks nagu minna nagu esimesena rada katsetama, et selleks oleks vaja, et väiksema klassi autod või siis lahjemad prooviks raja ära ja samas nad teevad selle triibu ette ja siis saab minna proovima. Juba Nadien lähed sinna, tahad oma mootorit ja tehnikat testida ja siis ratas läheb all ringi. See rikuks ära kõik. Aga pole hullu. Ootame siis veel palju kell on. Kell on 10:30, kell 10 avati rada. Ma arvan, et 11 lähme.
võistlus pidamas saaks nagu korraliku selle 3,5 barri sõidu teha. Teine vaata Rootsis meil oli 3 ja 3,3 selle vahet oli aeg tegelikult. Silinder lekkis ka. Äkki nüüd peab. No tore, natuke tirm ka. Aega ei ole vaja ennustada. Meil on tähtis see, et saaks mingisugused settingud paika, vaata uus turbo. Kõik uued kütusesüsteemid asjad. Ma pean selle mõttes, et säästma tehnikat praegu. See on alati niimoodi, et lööb selle kuradi pulsi üles ära vaata ja siis tuleb alla ja ongi tipp-top. Vaata võistlusmomenti tegelikult ju ei ole. Lihtsalt see hirm auto ees. Huvitav on rajale minna tegelikult. Pole tehnilistki tehtud ju. Keegi ei tea, küsiti ainult, et kas kiiver on, aga see oli oma mees uudishimust. Nii see testipäev on. Tegelikult ei vastuta keegi mitte millegi eest, et reeglina testipäeva jooksul tehakse ka see tehniline ära, et siis homme oleks kõik korras. Aga see testipäeval võid lasta nii, kuidas tahad. Võib ju olla niimoodi, et mõnel vennal pole turvavarustusega kõik korras. Aga südametunnistus ja kogemus, ma loodan, et on ikka nagu kõigil omal kohal. Saad aru, kus kuradi tunne oli niisugune, et liigub, aga siis läks vähe roolimiseks, läks vähe käest ära. Hakkas näpu vahelt ära minema ja sai lõpus gaas maha lastud, aga tead, tunne on hea, et mootor töötas laitmatult igal juhul. Ma juba ootan, mis logi näitab. Ütleme niimoodi, et ma hoidsin lihtsalt meelega veel peal pohul ja ennem lõppu lasin maha, sellepärast siis ma vaatasin, et kiirus on nii hull ja hakkas kuradi kiskuma seina. Stardiosa oli jah. Ja seda ma kuulsin, aga mis see 60 jalga oli? 1-1. Et ta nagu läks laisalt ära ja siis ärkas niimoodi, et kuradi paha hakkab rääs. Ja siis lõpus vaatasin, et enam ei mahu rajal ära ja siis hakkasin seda varju taga, oleks seest kaameral oleks äge olnud. Ei saa seda kangi kätte, ei ole harjunud. Ja siis sain selle kangi kätte ja siis täiesti pekkis. Et läks ikka roolimiseks, jah? Libe oli. Rada on ikka täis paskpeel. Selles valguses, et libe on, siis ma tegelikult huviga ootan, et kuidas meie rahvuskaaslane Mustangiga Andres sõidab. Tegelikult on päris jama, et tal on hetkel ilmselt see sama seade peal, millega ta käis Tirpis testimas, aga see siin on ohtlik. See on 100%. Natuke läheb aega, et kui see rada nagu heaks läheb. Aga lähme piilume.